Eesti piimandus on väga rikkade traditsioonidega ja on jätkuvalt Eesti põllumajanduse jaoks üks väga oluline haru. Eesti piimasektor on väga ekspordikeskne ja täna on hinnanguliselt 40% meil toodetud piimast piimatoodetena Eestist välja viidud. See on meie põllumajandustootja jaoks ka väga oluline, et toodetel on selline väljund. Eesti piimasektori üheks eripäraks on meie piimakarja struktuur, piimafarmide suurus eelkõige. Eestis tuleb 80% toorpiimast suurtest karjadest, kus on rohkem kui 100 lehma ja 25% piimast karjadest, kus on rohkem kui 600 lehma. Ka Euroopa mastaabis on see päris erandlik nähtus. Tänu sellele on ka meie toorpiima kvaliteet väga hea ja see võimaldab meil toota selliseid suurepäraseid piimatooteid. Lisaks on meie piima tootmisesse tehtud viimaste aastate jooksul väga suuri investeeringuid. Näiteks 40% lehmadest elab uutes kaasaegsetes farmides, kus on siis täidetud kõik tingimused, sealhulgas ka loomakaitsenõuded, mis on väga oluline. Ja meil on päris tavaliseks saanud ka lüpsirobotite kasutamine farmides, ehk siis inimese asemel lüpsab lehmi masin. Globaalselt vaadatuna võiks öelda, et möödunud 20. sajandil oli piimasektoris tootearendus nii-öelda pakkumiskeskne. Põhiline eesmärk oli siis varustada inimesi esmaste toiduainetega, aga täna 21. sajandil on toimunud oluline muutus ja kogu see tootearendus on nii-öelda nõudluskeskne, ehk siis nüüd ütleb tarbija seda, mida ta tahab, mida ta ootab, millised on tema eelistused. Ja siin on funktsionaalsete toitude areng ja tulevane võidukäik nagu selgelt ette prognoositav. Selles valdkonnas on Eesti piimanduses ka olnud päris suuri saavutusi, võiks öelda. Meil Eestis on täna olemas juba praktiliselt 3 oma probiootilist bakterit. Need probiootilised bakterid on siis inimese organismist pärit laktobacillid, mis aitavad siis inimese loomulikke kehafunktsioone nagu paremini toimida ja tugevdavad inimese tervist. Aga nii või teisiti, et kogu sektori hea käekäik on ikkagi tarbija teha ja meie roll on tarbija teadlikkust tõsta ja talle võimalikult palju informatsiooni pakkuda, aga Eesti tarbija siiski teeb lõpliku otsustuse ja valiku ise. Ja tahaks loota, et selle valiku teeb ta Eesti piimatoodete kasuks.